Kui ujuda Golden Gate'i sillast lääne poole ja siis otse alla sukelduda, jõuad lõpuks ühe Ameerika suurima radioaktiivsete jäätmete ladestuspaigani. Kõige hullem on see, et mõned neist roostetavatest erastünnidest on pragunenud ja on lekkima hakanud juba vähemalt 70-ndatest aastatest. Valitsuse ametlik plaan selle probleemi lahendamiseks. Jätta need igaveseks pimedusse. Näed, kõik algas 1946 aastal. Ameerika oli just ehitanud aatomipommi, nii et selle tuumalaboritel tekkis järsku jäätmeid, millest tuli lahti saada. Ja ookean tundus tol ajal sisuliselt põhjatu. Nii et järgmise 24 aasta jooksul sõitsid laevad saartest mööda ja veeretasid üle parda rohkem kui 40 000 tünni radioaktiivseid jäätmeid. See oli esimene tuumajäätmete ookeani ladestamine maal ja ausalt öeldes tegutsesid nad üsna huupi, sest künn ei vajunud põhja, vaid jäi pinnale hõljuma. Tulistasid meremehed seda sõna otseses mõttes vintpüssidega, kuni see lõpuks vajus. Ja lisaks sellele ei pidanud keegi korralikku arvestust selle kohta, mis kuhu läks, mis ongi täpselt põhjus, miks tünnid lebavad nüüd merepõhjas Houstoniga võrreldava suurusega alal. Lisaks sellele asuvad mõned neist 90 meetri sügavusel, mõned aga rohkem kui 1,5 kilomeetri sügavusel. Kui uurijad lõpuks 1990 aastal otsima läksid, leidsid nad tünne igas võimalikus seisukorras, mida ette kujutada võib. Mõned neist olid täiesti terved, mõned aga täielikult purunenud. Ja isegi tänapäevani on meil kaardistatud vaid umbes 15% sellest piirkonnast. Ülejäänu kohta pole meil aimugi. Tegelikult, kui nad 70-ndatel aastatel viisid läbi radioaktiivsuse mõõtmisi, leidsid nad kiirgust, mis ületas normaalset taset 1000 korda. Ja tead mis veel? Seal all pole ainult tünnid. 1946 aastal kinnitas merevägi tegelikult lennukikandja USS Independence'i ankrusse vaid 500 jardi kaugusele aatomipommist. See jäi plahvatusele ellu ja jäi ellu ka teisele veealusele plahvatusele. Kuid kui see koju jõudis, oli see nii radioaktiivne, et sellest sai dekontaminatsioonilabor. Kuni 1951 aastani, mil väidetavalt täideti kere veel tünnide ja radioaktiivse materjaliga ning seejärel torpedeeriti see ametlikult 2 uue lõhkepea katsetamiseks. See ongi Ameerika. Siis kui 2015 aastal saadeti sinna alla robot, seisis lennukikandja endiselt püsti asendis 800 meetri sügavusel ja hämmastaval kombel oli see terve, hangaaris sees isegi hävituslennuk. Nii et küsimus on, miks seda lihtsalt ära ei koristata? Ametlik probleem seisneb selles, et korrodeerunud tünni tõstmine võib selle lõhki rebida. Ja kuna keegi ei pidanud arvestust, siis me ei tea täpselt, mis seal sees on. See tähendab, et me peaksime igaüht neist testima, et teada saada, mis meil on. Ja lisaks sellele on kandja radioaktiivsus langenud 99%.